7 oligi. Viktor Leppal esimesed 11 mees kõige väljas seal. Roheline lipp tõuseb seal sõitjate taga. Kohe peaks tõusma ka stardikohtunikul ja tõuseb ka siin roheline lipp. Ning 15 sekundit stardini. Viis sekundit stardima, vaatame, kes siit saab. Ootsalt kuskilt tuleb äkki, keegi seal korra teeb nõksu. Sebastian Leoks on 14, tuleb ilusti, siis tuleb see lätlane, tuleb sealt ilusti see Kokins, aga Sebastian Seist väga edukalt hoiab seda nii-öelda enda käe peal seal seda starti. Võtab selle stardivõidu, kas see oli Paat seal äkki teisena. Saitsans number 22 on seal olemas veel. Tundub, et see päris hea Lukas Leok oli seal ees suhteliselt ilusti, aga lasti korra vist üle valli, seal on keegi kõhuli veel. Ei näe täpselt, kes see küll olla võiks. Aga siit tuleb siis jah, liidrina Sebastian Leok, number 14, esimene sõiduvõitja. Teine siis jah, number 5, Albert Knapsis, siis on vist Koskinen 450, kui ma ei eksi. Kes see muusel selle Kavasakiga sõidabki kiiresti. Jälle head kuklad ees meil. Koskuneni selja taga võiks äkki olla see Saalsten seal, 71 või Pärn. Saag aru, Pärn jah, ei 90 on seal hoopis on see esimese sõidu Holstati vees Jaakonsaari. 2,5-ga on meil siis hetkel neljandana siis liider Sebastian Leok, number 14. Värskelt läinud. Teisel kolmandal siis Sommitsin kahekesi. Koskinen siis kolmas ja vabandust, teisena sõidab siis lätlane hoopis meil Albert Knapsis, number 5. Siin hakkavad esimesed ringajad jõudma 1.34 siin. Stardist 4,3 sekundit on siis Knapsis ja Sedu. Knapsis on siin vahepeal liigutasid Richard Paat, Onni Jaakonsaari 4, Toomas Saitsans 5, kus meil seal Gregor 6, Lukas Leok 7, 71 Artur Saalsten, see on 9, Jasper Köiv 454 oli seal 8. Seal on jah 125 hääli kuulda juba ilusti. Jätkuvalt Jasper Köiv ja peaks olema see Arto Saalsten, seal taga peaks olema kohe ka Romeo Pikan. Jasper Köive, siin näeme Jasper Köive hetkel 8. kohal. Tema selja taga siis Artur Saalsten, number 71. Tulid Jaakonsaari ja need juba tulid siiapoole vastu. Kus meil esimese sõidu teine mees on siis Richard Paat. Richard Paat on tulnud esimesest ringilt 17. koos Aston Allase ja Joosep Pärnaga. Joosep Pärna on 14. Siin meil hea võidusid käimas on hetkel 8-9 koha peale. Sealt tagant 1-1 Lukas Leok oli paista. Siin on meil Gregor Kuusk, jah, tuleme pildiga ettepoole tagasi. 22 on Toomas Saitsans, 93 Gregor Kuusk, 111 Lukas Leok. Lukas Leok siis 7. hetkel sõitmas. Siis Sebastian Leok juba tuli üle selle nuki ja tema edu siis juba 8,3 sekundit. Siin on Knapsis ja Koskinen teine kolmas. Siis on seal Jaakonsaari 90 neljandana. Saitsans 5, 6 on siis Gregor Kuusk, 7 Lukas Leok. Esimene 125 klassi sõitja meil.
võidusõit siin teise, kolmanda koha peale käimas on hetkel. Koskinen nüüd üritab siin leida Knapsise vastu mingit rohtu. Läheb väljaspoolt üritama ja allab siin ilusti maha peaaegu, kaotab tasakaalu. Ja seal on väike hetk ja sellest edasi selle kasutab kohe Jaakonsaari ära ja võtab selle kolmanda koha Koskininit endale. Ja tänase päeva lihtsaim möödasõit. Knapsis siis jätkab julgelt teisena. Sebastian Leok nüüd 11 sekundi kaugusele siin liidriohja hoiab. Knapsis teine, Jaakonsaari koht tõuseb nüüd kolmandaks. Koskinen 4. Toomas Saitsans 5. Gregor Kuus 6. Lukas Leok 7. Charleston seal 8. suhteliselt lähedal. Lukas on nüüd Gregor Kuusest seering natukene maha jäänud. Ja Charleston number 71 hüppab siin meil kaadrisse seal. Gregor Kuus sõidab korra rajalt välja. Väikse eksimuse. Vähe tasakaalu. Ja Charleston siis tõuseb Gregor Kuusest mööda, võtab selle 6. koha endale. Vahepeal mööda sõidab ikka Lukas Leokist. Lukas Leok seal tagant õppimas praegu vanemate poiste käest. Ja siin siis Koskinen. Koskinen on nüüd Knapsisest vist mööda saanud. Ei ole, Saitsans on sealt hoopis Koskinini kinni püütud ja ajab nüüd avaldab seal korralikku survet. Kui kohe suhtumine ei olegi väga lihtne küll, aga järgu kasvatud veel. Charleston jälle siin meie ees. Sealt tuleb nüüd puntsõitjaid meil Charleston ja Koskinen. Kuusk. Kuuse selja taga on kohe seal Lukas Leok, Jasper Kõiv. Romeo Pikant, seal on hea puntsõitjaid koos Leppala. 11. siis on Richard Paat tõusnud nüüd 12. Joosep Pärn 13. Selliseid muidugi jäävad liidrites kaugemale, seal oli Richard Paadi selga korra näha 110 ja 22 Saitsans. On meil siis hetkel siin 5. koha peal sõitjana fookusesse jäämas. Knapsis tuli siit ja Jaakonsaari tuli siit, need on kahekesi koos, teine kolmas. Esimene mees muidugi jah, Sebastian Leok meil pikalt eest ära, seal on 15 sekundit vahet. Koskinen on nüüd siis Saitsansile koha ära andnud, tundub, et Koskinen hakkab väsima, kui 12 minutit on veel pikalt kooslikult sõita. Ja siis tähendab, et Saitsans on siis 4. tõusnud. Aga siin on Jaakonsaari peaks olema juba Saitsansi nappus enam-vähem jah, ongi siis Knapsis ja Jaakonsaari ja Saitsans kolmekesi koos, teine, kolmas, 4. koht. Võitlemas siin siis omakorda. Seal on äge võidusõit, seal on kahetaktises ka pundis Koskinen sealt natukene sellest kolmikust maha jäänud, aga seal Kuusk on kohe ründamas ja Kuuse selja taga on Kõiv või vabandust, Lukas Leok. Charleston on nüüd mõne koha ära andnud, kas on siin kõhuli käinud või midagi sellist, ei teagi. Vaevalt, et nii kiiresti Aamer on tulnud ühe ringiga siin, et täiesti ära annab. Aga Knapsis Jaakonsaar ja Saitsans jätkuvalt siin. Kolmekesi väga hästi koos. Natukene neist jääb maha siis Simo Koskinen. 450, siin on üks esimene mees, mis hakkab ringi sisse saama. Siis nii-öelda helitavad kundilt Knapsisele ja Jaakonsaari siin. Hakkab nii-öelda nagu Knapsis Jaakonsaarile jalgu jääma ja samas Saitsans on ka sealt surve peale pannud korralikult.
hea kolmik, mida jälgida. Vaatame nüüd, Saitsants väljast läheb vaatama siin, mis saab sinna Jaakonsaarile lähemale. Saab siis seest, vaatame, kas sinna nüüd võis juhtuda, et seal Knapsis ja Jaakonsaari ja Saitsants said kokku, aga ei, siiski kõik kolm on püsti ja Saitsants on tegelikult Saitsants ongi Jaakonsaarist mööda saanud ja juba siin üritab ka Knapsisest väljaspoolt minna. 10+2 on meil minna poole aega on sõidetud ja nüüd Saitsants siis eespoolt juba üritab Knapsisele külje alla tulla, vaatame, kas mahub. Saitsants samamoodi sel aastal Adak M1 Youngster Cupi sõitnud, kui ei Knapsisele veel seekord kõrvale pole saanud. Jaakonsaari on siin siis kõige parema koha peal seda võitlust vaatamas. Koskinen seal samas tagapoolt pole ka veel väga loobunud, et Kuusk on natukene vahe jäänud seal ja Lukas on seal ka survet avaldamas ja surve alla ka jäämas, samas Saalsten on päris hästi ennast sappa sättinud, aga siin number 5 Knapsis ja 22 Saitsants siis sõitmas teise koha peale võidu. Saitsants käis vaatamas ja jõudis sinna kurvi nüüd ka ette ka ja võtab siis Knapsiselt selle teise koha ära. Sõiduliider meil jätkuvalt siis Sebastian Leok pikalt 22 sekundiga ees ja teisel kohal Toomas Saitsants ning Albert Knapsis langeb kolmandaks. Saitsantsil jääb päris hea hoog sees. Knapsis jätkab teisel kohal, või vabandust, kolmandal kohal ja kolmandana siis Jaakonsaari. Selles kolmikus, kas seal on veel kedagi lähedal, ei. Hea punt seal tegelikult koos on, 5-6 sõitjat. Seal on väike vahe selle peale Koskineni ja Jaakonsaari tuleb, aga siiski tegelikult on seal olemas. Näha oli, et selle Sebastian Leok ka juba otsis mingit kohta äkki, kes Lukas Leok. Et Sebastian on eest ära, aga Lukas Leok seal üritab poistest mööda saada. Võib-olla väga suuri plaane tegema. Nüüd on näha, Saitsants liigub ikka veel kiiremini kui siis Jaakonsaari ja Knapsis tagant. Jaakonsaari on siis ka Knapsisest mööda saanud see ring ja Koskinen siis ka kohe Knapsisest vaatamas siin, et mis seal täpselt saamas on. Ja Lukas Leok pole veel Salsteinile alla andunud ja võitleb seal ilusti 6. koha peal, või vabandust, 6. koha peal hetkel. Sebastian Leok siis liidrina, nüüdseks juba 23,7 sekundit eest ära liikunud siin. Saitsants, Jaakonsaar ja Knapsis omavahel 2., 3., 4. koha peale jagelemas. Kaugel pole ka Koskinen ja Lukas Leok. Tuleb siis Koskinen ja Koskineni selja taga kohe seal sekundi kaugusel Lukas Leok seal 125-sega ja peab seal kõva võitlust Artur Saalsteiniga ka mitu head ringi. Koskinen ja Knapsis siin koos ja Saalstein on nüüd, ta oli näha, et oli selle Lukas Leokist mööda saanud. Koskinen on kõvasti survet avaldamas Knapsisele. Siin tuleb väike eksimus sisse korraks selle vale nurga all, nagu kasus seda kurvi keerama ja pidi natukene sinna hoogu maha kandma, aga kiiresti tagasi ja Saalsten pole ka tagant loobunud, et Artur Saalsten number 71 samamoodi rühib ettepoole sealt 6. koha pealt siis nii-öelda. Seal taga siis Gregor Kuusk või vabandust, Viktor Leppala nüüd siis ja Romeo Pikant 8-9 Lukase selja taga. Et nüüd on siis Koskinen saanud Knapsisest mööda, tõusnud ise 4. kohale. Knapsisel vist on põrud seal, mul on niisugune tunne. Jaakonsaari on eest juba tegelikult kadunud.
Saalsten ja Knapsis siin nüüd. Saalsten ka ilusti siin rühib ettepoole. Lukas on nüüd see ring natukene jäänud, ei tea, kas siin see viimased 5 minutit plus 2 ringi on käte peale, siin on päris lühike ring siukene. 5-2-1 siin püüakse pilti meil. Mauno Keskiküla või Keskikallio. Mauno Keskikallio meil on hetkel sõidu 34. mees. Aston Allase siin püüame pilti igal juhul. Ja Aston Allas möllab siin number 90-ga, sõidab selle korralikult küljed kokku. Ja Aston on siin 16. koha peal. Tulevad meil järjest seda punti. 22 Saitsants. Saitsants on siis sõidu teine meil hetkel. Ja nüüd on ka Jaakonsaari siklit kuulda. Jaakonsaari siis 3. Koskinen oli seal 4. kohe. Koskineni selja taga oli näha, et Saalsten oli nüüd Knapsisest mööda saanud. Jätkame siin Saitsantsi jälgimisega, Saitsantsi sõidu teine hetkel. Ja siis Jaakonsaari 8 sekundit edu kuskil. See 7-2-7 oli seal, kes meil ringi sisse saamas oli. 7-2-7 on meil Mark Peterson. Selle eest siis käib võrri võidusõit juba korda on kuulda juba sealt hääli. (7-1-5) meil siin eelmise aasta 125 klassi meister Rico Peilmann Marten Rauaga kõva võidusõitu pidamas. Marten Rau 7-7-5. Simo Koskinen tuleb meil siin pilti kohe. Ja Koskinen peaks olema seal Jaakonsaariga koos. Juba Jaakonsaarist mööda saanud ja siis võtnud selle 3. koha endale. Tundub küll jah, Koskinen on seal ja siis on see Saalsten ka seal samas kohe taga. Artu Saalsten, kes on siis Knapsisest omakorda mööda vist saanud. Või siis jah, Knapsis oli seal selja taga. Saalsten siis hetkel tundub, et peaks olema 4. Vaatame kohe siin, kui need võistlejad selle ringi lõpetavad. 3 ringi jagu samas. Sebastian Leok on 22 sekundi kaugusel siin teisest kohast, et ütleks, et võiks olla 4 ringi veel tausa jääb siin veel sõita. Ja sealt siis hakkasid meil ringiajad tulema järjest. On Jaakonsaari jätkuvalt ikkagi 3. 4. siis Koskinen ja 5. on siis tõudnud Artu Saalsten. Siis Albert Knapsis number 5 on langenud 6. Jageleb seal Lukas Leokiga. Lukas Leok on 7. Richard Paet on tõusnud 8. Joosep Pärn 9. Siin tundub, et viimased 3 ringi võib väga huvitavaks minna, sest Richard Paet on Lukas Leokile päris taga rattas. Ja Knapsis on seal ka lähedal, et peale seda pulti siin on ka siuke
hea tropp kolmekesi koos jälle, et võidusõitu siin küll, mis võib ja rohkemgi. Saasten läheb Koskinist väljastpoolt proovima, aga seal tagaratas läheb alt ära ja tekib väikse vea. Koskinit siis ettepoole, nüüd Koskinen hoiab seda sisemist soont. Saasten läheb väljast proovima. Siis võitlus Saasten, Koskinen ja tundub, et see Jaakonsaari on sealt kadunud. Värsked vastused kätte, kui siis Saitsans Leok on juba järgmiselt ringilt tulnud, nüüd saame kohe ka ringajad siin. Siis Jaakonsaari ja Koskineni kohta. Jaakonsaari jätkuvalt seal ikka 3. ja Koskinen 4. Saasten 5. Näitab, et siin Richard Paat on vahepeal tõusnud 6. Albert Knapp siis 7. Lukas Leok 8. Joosep Pärn jätkuvalt 9. Aga seal eesotsas jah, Jaaksonen ja Koskinen saavad kõva võitlust pidada. Saasten ka samamoodi, nemad siis kolmekesi panevad siis soomlaste vahel omavahel seal esikolmiku paika. Jaakonsaari tuleb sealt ja Koskinen samamoodi. Saasten on sellest pundist natukene maha jäänud. Saasten on siis 71 siin meie ees praegu. See 3. punt seal jah, omavahel hetkel siis viimase pedestali koha meil hetkel siin, et selles sõidus otsustab. Saasten vaatab üle õla, otsib sealt Paati, kaugel Paat on. Seal kellelgi tostab korralikult. Ja kas hakkab laiali minema. Siin on Knapsis pildis, Knapsis on 7. Knapsis selja taga sealt läks Lukas Leok 111, Lukas Leok siis 8. Ja siin siis püüame pilti Sebastian Leoki, kes siis sõidu algusest peale liider on olnud. Isegi viimasel ringil siin 3 sekundit kiiremaid ringiaegu sõidab, kui jälitab punt Toomas Saitsans ja Anni Jaakonsaari. siis selle sõidu finiš ja siis juba tulevadki õpped ja lokaalklassi sõitjad, meie veel veteranid siis 85. Ja siis tulebki võitjana siis finišis meil Sebastian Leok. Ja siin viimast ringi vaatasin ja sõidupasend väga ilus. Kindel, puhas. Suhteliselt vaba. Teisena siis Toomas Saitsans, 3. Onni Jaakonsaari, Simo Koskinen 4. Artur Saasten 5. Richard Paat 6. Albert Knapp siis 7.